Jõhker omakohus leidis aset Tartus reede öösel, kui korporandid mööduja vaese omaks peksid. Ja Torpatensis. Peksid jalgadega peksid seda inimest. Nad läksid oma konventi tagasi. Tooge nad ära, nad on oma konvendis. Korporatsiooni Arminia Torpatensise liikmeid ärritas väidetavalt nende korporatsiooni majast mööda läinud meesterahvas, kes olevat lükanud pärani lahti nende hoone esimese korruse irvakil olnud akna. Lahti läinud aknaga sai vastu pead üks korporantidest. Täna väitis korporatsiooni esindaja ajakirjanduses, et tegemist oli olnud kiviga. Oli kuidas oli, selle asemel, et kiirabi ja politsei kutsuda, tormasid rebased, nagu uljad tinasõdurid meest heade mõtete linna otsima. Tänava otsa peal saadigi mees kätte. Kui ainult aknalükkaja oleks ette teadnud, mis edasi juhtub, vaevalt, et ta oleks üldse sinna kanti sel päeval läinud ja tõenäoliselt oleks meest Tartustki ära läinud. Aga ei teadnud ja ei läinud. Peksite siin jalgadega inimest. Häbi ei ole. Teil peaks olema surmani häbi. Teie mõnitasite mind, kui mina teid korrale kutsusin akna pealt. Te olete täiesti vastutustundetu inimene. Ja kogu see ülejäänud kamp on allapool igasugust arvestust, ei ole mingit korporandid. Teie härra nägite pealt seda kogu situatsiooni, jah? Ma ärkasin maksude peale üles. Nii, see härrasmees tuli, nemad ajasid teda tagasi. Ei, no ta oli siin pikali juba peksmine käis, jalgadega peksti. Kui mina tulin akna peale, siis juba jalgadega peksti. Tegin akna lahti, kutsusin korral mingi tekleid peas. Nad saatsid minu pikalt ja peksid edasi ja siis läksid minema. Ja see on null, mis te olete, kulla mehed. Ja see on praegu, mina olen kaitseväe leitnant. Ja ei luba enda aknal niimoodi kakelda. Ma ei tulnud siis vahele. Korporandid on akadeemilise pere esindajad ja verbaalselt võimekad. Aga andis jumal mõistuse, andis tekli, kuid eetilist inimlikku suhtumist ei andnud sellele Arminia Torpatensis vilistlasele isegi mitte väärilisse tänavu 160-aastaseks saavasse organisatsiooni kuulumine. Aga kuulake korporandi mõttekäiku veel kord. Mina olen kaitseväe leitnant ja ei luba enda aknal niimoodi kakelda. Ma ei tulnud siis vahele. Tema oleks tahtnud, et talle oleks tuldud vahele. Kuidagi lapsik või koolipoisilik see suhtumine. Kui endal nii palju arunatukust ei ole, et vähemalt ütlemise peale vägivald lõpetada. Muide, kristlike vaadetega Arminia Torpatensise lipukirjaks on Jumal, vabadus, isamaa. Millist jumalat, vabadust või isamaad mitmekesi maaslamajad pekstest taga aeti, ei ole teada. Eesti rahvale jumalakartlikud vabadust ihkavad isamaalised korporandid ei tahtnud midagi öelda. Korporandid, kuidas niimoodi? Palun. Sellepärast ei tahagi, et ma filmin, et siin peksite. Nii nagu vilistlane, nagu vana elukogenud rebane ikka, nii ka noored rebased järgi pöörati selg kaamera poole. Vaikselt ja kergelt kühmus, nagu Aljoša. Tegelikkuses vedas neil Eesti meestel hullu pööra, et inimene aknale tuli ja vahele segas. Oleks korporandid edasi peksnud, oleks võinud kannatanu elupäevad seal lõppedagi ja see oleks noortele tähendanud juba normaalse elu lõppu. Rikutud renomee, aastakümned vanglas ja koorem südametunnistusel. Tänu Jumalale seda ei juhtunud. Kas kannatanuga avalduse esitab, see selgub lähipäevil. Ei, no ta oli siin pikali juba peksmine käis, jalgadega peksti. Kui mina tulin akna peale, siis juba jalgadega peksti. Tegin akna lahti, kutsusin korral mingi tekleid peas. Nad saatsid minu pikalt ja peksid edasi ja siis läksid minema. Ja see on null, mis te olete, kulla mehed. Ja see on praegu, mina olen kaitseväe leitnant ja ei luba enda aknal niimoodi kakelda. Ma ei tulnud siis vahele. Läheme edasi